Tere ja tere tulemast. Mina olen Pleissiul ja täna ma panen loodetavasti alguse videoseeriale, kus ma plaanin dokumenteerida Võsa Reporteri mõjust ja panusest kultuuri. Alustan ma seda videot rääkides üldse sellest, miks ma seda üldse teha tahan. Võsa Reporter on vaieldamatult Eesti kultuuripärandi osa. Ükskõik, kas me seda tahame või mitte. Ma tahan rääkida rohkem küll enda generatsioonist, et see on suurim tsitaatide ja kuulsuste allikas. Väga tihti jagatakse generatsioone, kuidas siis öelda, Ameerika järgi. Ameerika kultuuriruumist pärit terminitega on ju sul on boomerid, on zoomerid, on X ja Y. Aga minu arust Eestis võiks seda teha hoopis suurima tsitaatide allika järgi. Et on, ütleme, selline vanem generatsioon, keda võib siis kutsuda, ma ei tea, Kevade ja Mehed ei nuta generatsiooniks. Siis tulla veidi rohkem tänapäeva, siis on Kreisi raadio ja Vremja generatsioon. Ning mina esindan siis selle loogika järgi tulnuka ja Võsa Reporteri generatsiooni. Igatahes minu eesmärk on jäädvustada siis seda pärandit. Siis selles videos sooviksin ma kaardistada Võsa Reporteriga seostuvaid arvulisi andmeid ja üldse tuua esile, kui palju Võsa Reporteri episood on ametlikult internetis kättesaadavad, sest see ei ole kõige lihtsam asi, mida otsida. Igatahes Võsa Reporteri ma siin loen maha, sest tegemist on nõndavõrd oluliste arvandmetega, et ma ei riskinud nende pähe õppimisega võib-olla väikeste vigade tegemisega. Niisiis, Võsa Reporteri tavaosi on kokku 253. Neist 249 olid nime all Võsa Reporter ja 4 viimast episoodi lasti eetrisse nime all Võsa Reporteri lõputuur, sest siis juba oli otsustatud, et lõpetatakse saade ära ja siis tehtigi sügisel septembris 2012 viimased 4 episoodi. Lisaks neile episoodidele on veel erid. Siis on erid, mis pandi kokku vanadest klippidest. Need on huumorieri, ohtlik elu, seksieri, varjatud anded, pöörane elu, eksperimendid ja õnnehetked. Siis on veel ka jätkulugusi oma 12 tükki, kus arutati üles astunust tegelaste inimeste edasist saatust ja tegemisi. Neid erisi ja jätkulugusi näidati suvel siis, kui uusi osi ei tehtud. Need olid vanadest kokkuklippidest kokku lõigatud, nagu ma ütlesin, ja veidi oli juurde pandud uusi kommentaare. Siis olid veel pühadeerid, jõulud ja aastavahetused. Jõul oli 1, aastavahetusi oli 3 või 4. Mul on kõik nendes failis olemas. Võsalaulu konkursid, mida oli 2 tükki. Ja umbes pool aastat peale seda, kui saade lõppes, tehti Võsa Reporteri rääkimata lood, kus näidati neid klippe, mis tehti ära, aga eetrisse need ei läinud. Kokku on selliseid erisaateid 26 tükki, mis tähendab, et saadete kogu arv on 279. Ma nüüd ekraanile teie ette kuvatakse ka tabel, kus on nende episoodide jaotus telehooaegade kaupa. Võsa Reporteri esimene episood läks eetrisse 20. veebruaril 2006 kell 20.00 õhtul. Ja viimane episood läks eetrisse 24. septembril 2012. Viimane eri, mis oli siis Võsa Reporteri rääkimata lood, läks eetrisse veebruari alguses 2013. Esimene näitamine oli 4. veebruar ja viimane oli vist 10. veebruar 2013. Aeg Võsa Reporteri esimese osa algusest viimase saate viimase korduse lõppemiseni oli 6 aastat, 11 kuud, 20 päeva, 15 tundi ja 5 minutit. Nüüd siis veidi selliseid suvalisi fakte, ma juba alustasin nendega, mis on võib-olla meelepärased, kui teile meeldib veider statistika, nagu mulle.
esilinastuse nädalal, see oli siis see nädal, esmaspäeval läks üles alati esimene uus episood ja siis seda korrati selle nädala jooksul. See on siis esilinastuse nädal. Esilinastuse nädalal näidati igat episoodi keskmiselt 3,38 korda. Kui võtta arvesse ka Kanal 12 näidatud kordused, siis on see arv 3,53 korda. Aga tuleb arvesse võtta, et Kanal 12 loodi alles aastal 2011 ning Võsareporterid hakati seal näitama alles märtsis 2012, vabandust. Kokku koos kõigi kordustega näidati saateid 1091 korda ehk keskmiselt 3,91 korda saate kohta. Kui arvestada seda, et keskmise saate pikkus oli pool tundi, tavalise saate pikkus keskmine, siis erid võsalaulud olid näiteks pikemad, need olid tund või poolteist isegi. Siis sellest võib arvutada välja, et ajaloos on olnud ligi 23 ööpäeva, mil antennide vahel läbi õhu ja mööda kaableid maa all on liikunud Võsareporterit edastavad telesignaalid. Kas see pole mitte maagiline? Ja siis teine asi, millest ma sooviksin rääkida, on kättesaadavus, Võsareporteri kättesaadavus internetis. Jätame välja igast YouTube'id ja sellised saidid. Ma räägin ainult ametlikust kättesaadavusest. Ja YouTube'is pole seda saadet ametlikult levitatud. Ametlikke vaatamiskohti oli 2, kus neid oli võimalik vaadata. Üks oli Kanal 2 kodulehe Veebi TV ja teine oli siis Reporteri või Elu24 leht, sõltub kuidas võtta. See on reporter.elu24.ee. Nii et see on, kõik on ju, Kanal 2 on ju Postimees grupis kaas Elu24-ga, nii et Reporteri leht on Elu24 osa. Viitame sellele siis kui Reporteri kodulehele. Oma kodulehele hakkas Kanal 2 lisama episoode 2010. aasta sügisest. Ning sinna läksid üles ka need erisaated, mis läksid peale seda eetrisse, ka need, mida korrati peale seda. Ehk siis peaaegu kõik erid on seal, olid olemas. Nüüdseks on sealt kadunud siis kõik peale 2011. aasta võsalaulu. Reporteri veebis on lood veel segasemad. Märkega Võsareporter on seal hetkel 358 videot, millest enamus on Võsareporteri klipid, aga on ka päris väiksem osa on neid, mis on Võsareporteriga seotud siis uudisklipid, peamiselt Reporterist, vähem ka Võsareporteriga seotud inimestega klippe Krimist. Ja siis ma lõin arvud kõik kokku ja siis ma esitan nüüd teile siis tulemused. Kokku oli Kanal 2 Veebi TV tipphetkel 110 saadet ehk 39,4% kõigist. Reporteri kodulehel on osaliselt esindatud 46 osa ja enam-vähem täielikult 89 osa. Mitte ühtegi osa ei ole seal täielikult, seal nad on klippidena ja täielikust osast on seal puudu algustiitrid, lõputiitrid ja ka saate sissejuhatus siis enne reklaamipausi peale reklaamipausi oleva sisututvustus ja ka lõpus hüvasti jäeti alguses olev tervitus. Et siis enam-vähem täielikult on seal 89 osa ja kokku on siis 135 osa, mis on esindatud siis kas täielikult, peaaegu täielikult või väiksema osaliselt. Osaliselt võivad nad olla esitatud ka 1 või 2 minuti pikkuse saate tutvustava klipina. Et pidage seda meeles. See on arvutustes ma seda arvesse ei võtnud. Ja siis on seal kokku Reporteri kodulehel 48,4%. Aga väga suur on ka ühisosa. Nii kokku Võsareporteri osi, millest mingigi osa on olnud kunagi ametlikes kanalites internetis üleval. Neid episoode on 186, mis on 66,7%. Täpselt 2/3 kõigist osadest. Väga ilusti on Kanal 2 sellele mõelnud. Väga ilus murd oli.
Isiklikult mind paneb veidi imestama erakanalite arhiveerimisvõimekus ja tahe. Ma ei räägi, mis toimub praegu, ma räägin, mis toimus 10 ja 15 aastat tagasi, millal tehti küll saateid tihti analoogis, aga võimekus oli juba digiarhiivide jaoks päris suur. Rahvusringhäälingut ma kiidan. Neil on peaaegu kõik omatoodang arhiveeritud mõnekümne aasta taha, aga igal pool nii ei ole. Et Rahvusringhäälingut ma kiidan, seal on, sa võid vaadata 90-ndatest väga paljusi sarju, ka 80-ndatest väga palju, mis olid oma sarjad. Sa võid lihtsalt minna ja niisama vaadata neid. Ja need on isegi digitaliseeritud, väärtuslikumad saated on ka taastatud, kui on selleks vajadus olnud. Väga kiidan neid. Aga rääkides erakanalitest, ma olen kuulnud, et sarja Kodukeset linna kõik episoodid ei ole säilinud. Ja see on sari, mis on täielikult 21. sajandi sari. See algas äkki 2003 aastal ja lõppes siis 2010-11, ma päris täpselt ei tea. Aga igatahes see saade algas siis ütleme 17 aastat tagasi. See ei ole säilinud vist. Miks ma sellest nii palju siis hoolin? Iseloomutüübilt ma pean ennast arhivariks. Mulle meeldib, kui asjad on minevikust lihtsalt kättesaadavad. Ma olen isegi sellega nõus leppima, kui peab kuskil, ütleme, reklaami vaatama või on mingi väike kuutasu, kui asi tõeliselt seda väärt on. Ja ma sooviksingi teha siin väikse üleskutse. Et kui sinul, sinu sõbral või naabril on kuskil salvestatud Võsareporterit, mõni osa, vahet pole, millisel andmekandjal, olgu VHS, CD, DVD või isegi kui tal on mingi mälupulk kuskil sahtli põhjas, kus on väike tükike teipi peal ja siis sinna on kirjutatud Võsareporter. Vahet pole, aga kui seda juba kuskil olemas pole, siis andke mulle sellest teada ja ma aitan leida lahendust, kuidas selle saaks kuidagi moodi arhiveerida. Sest kui seda inimesed ei tee seda, siis kunagi kauges tulevikus võib juhtuda selline asi, et mõni Võsareporteri osa elabki ainult kellegi peas. Ja siis tähendab, et veel kaugemas tulevikus ei ole sedagi pärandit alles. Aga ma loodan, et teile see video meeldis. Ma nägin väga kaua aega selle ettevalmistamisega ja selle jaoks andmete kogumise ja töötlemisega. Pinge oli väga suur. See ajas mind peaaegu jooma. Tegelikult sõna peaaegu oli üleliigne. Igatahes video kirjeldusest alt leiate ka lingi Exceli tabeli failile, kus on kirjas siis kõik minule teadaolevad Võsareporteri osade kuupäevad, eetrisse mineku kuupäevad ja statistikaarvutused, millest ma siin videos rääkisin. Seal kirjelduses on ka võib-olla väike tekstike, mis juhendab teid täpsemalt seda dokumenti kasutama, räägib, mida värvid tähendavad ja nii, või on see Notepad'i failina seal kõrval, ma vaatan, kuidas mugavam on. Igatahes ma loodan, et siia seeriasse tuleb videosi juurde, aga seniks aitäh vaatamast ja head aega!